Tere hommikust, head kestliku mulla ja maakasutuse konverentsist osavõtjad, kolleegid ja külalised. Mul on väga hea meel tervitada teid sellel konverentsil, sest siin on võimalik tõepoolest väga põhjalikult jõuda arutada maakasutuse ja mullapoliitika suundi, teaduse saavutusi ja sinna juurde ka parimaid praktikaid. Ja ma väga loodan, et need arutelud teadlaste, põllumeeste, riigi esindajate, keskkonna eest seisjate ja kohaliku omavalitsuse esindajate ühisel osavõtul aitavad tuua kestliku mulla ja maakasutuse teemad ka kõigile lähemale ja teadvustada meie ühist vastutust planeedi ühe kõige hinnalisema vara, mulla eest. Seesama õuge mullakiht, mis planeeti katab, on elu alus. Ja kui hoida biotäit põllu või aia mulda, siis on väga imeline mõelda, et selles on rohkem elusorganisme, kui on maakeral elanikke. Ja muld on olnud läbi aegade seotud rahvaste identiteedi ja väärtustega ja kultuuriga. Ka sõna kultuur juured on piltlikult öeldes mullas, sest see sõna pärineb ladina keelest, sõnast kultura, mis tuli tegusõnast colere ja tähendas harimist ja hooldamist. Ja alguses see tähendaski maaharimist ja põllumajandust ja alles pärast palju hiljem omandas ta ka vaimse mõõtme, inimese mõistuse ja loovuse harimise tähenduse. Nii et me võime öelda, et meie kultuur algas mullast ja meie kestlik tulevik algab sellest, kuidas me maad ja mulda hoiame. Ja mul on väga hea meel, et kohe varsti räägib mullast ja kultuurist põnevalt Marju Kõivupuu. Muld on mõjutanud ka poliitikat. On räägitud legendist 1996. aasta USA valimistest, kus valimiste järgselt osariikide punane sinine muster kattus väga täpselt mullakaardiga. Ja võib-olla see ei olegi ime, sest et on üsna loogiline, et viljakamad piirkonnad eelistavad alalhoidlikumat, konservatiivsemat poliitikat, samas kui väheviljakate alade linnastunud ja tööstuspiirkonnad kaldusid liberaalsema maailmavaate poole. Ja võib-olla see näide ütlebki, et muld on seotud väga palju ka ühiskonna arenguga. Täna, kui me elame 21. sajandil, räägime mullast kui strateegilisest ressursist. Ja see ressurss ei ole lihtsalt passiivne kasvukeskkond. See on väga elav loodusvara keeruka ja harmoonilise sümbiootilise ökosüsteemiga. Ja ei ole ime, et ÜRO kestliku arengu eesmärkidest on muld ja maa seotud peaaegu kõikide sihtidega, aga loomulikult kõige otsesemalt toidujulgeoleku, kliimamuutuste leevendamise, elurikkuse säilitamise ja inimeste tervisega. Mulla keskne roll haakub ka meedikute ja veterinaaride poolt edendatava terviseühtsuse põhimõttega. Ja nimelt inimese, loomade ja keskkonna tervis on kõik omavahel seotud. Ja ka tõesti, kui muld degradeerub, siis kannatab elurikkus, kannatab toidujulgeolek ja lõpuks ka meie tervis. Nii et jõuame selleni, et muld ei ole lihtsalt põllumajanduse teema. See on kestliku arengu, julgeoleku, majanduse ja kultuuri ristumiskoht. Ja maailmas, kus konkurents maa pärast kasvab, peame leidma tasakaalu inimeste vajaduste ja ökosüsteemide säilimise vahel. Mul on väga hea meel, et meie ülikooli mullateadlased koos Maaelu Teadmuskeskuse, Tartu Ülikooli ja paljude teiste partneritega töötavad nendel teemadel, mis on otseselt seotud mulla tuleviku kujundamisega. Olgu see siis mulla ja maakasutuse tark juhtimine, mullastiku kaardistamine, süsinikuringe küsimused,
kliimamuutuste mõju, kuidas vähendada kasvuhoonegaase, säilitada mulla viljakust ja kindlasti arendavad teadlased ka innovaatilisi lahendusi põllumajanduses ja aianduses, alates toitainete optimeerimisest kuni turbavaba aianduse ja uute biomajanduslike toodeteni. Kuid ükski teadus ei muuda maailma, kui selle tulemusi ei rakendata. Terve mulla nimel vajame koostööd teadlaste, poliitikakujundajate ja põllumeeste vahel. Ja just sellised konverentsid nagu täna loovad platvormi, kus saavad tekkida uued ideed ja tekivad uued partnerlused. Nii et lubage mul lõpetada mõttega, mis haakub nii kultuuri kui teadusega. Muld on kestliku tuleviku alus, aga ka meie vastutus. Hoidkem ja harigem mulda tarkuse ja hoolivusega. Aitäh konverentsi korraldajatele, aitäh kõigile toetajatele, soovin teile väga viljakaid arutelusid, häid mõtteid ja head koostööd. Aitäh!